Ahoi kotkad, mis toimub siis? Nagu näha, anname masinale kuuma jälle, et meil tulid toorikud, mis on siis sinist värvi. Esimene sai siin juba küpsetatud, muidu meil olid punased, rohelised, valged toorikud. Nüüd küpsetame siin värskelt soojast ahjust masinast tulevad sinised, et varsti on jälle e-poes siis neid olemas, neid kruuse, et mingi hetk meil said siin otsa, et täna on ideaalne ilm nende kruuside tegemiseks, sest meil väljas on selline tuuline ja vihmane, ehk siis võtsime ühe päeva, et natukene neid tooteid jälle juurde teha ja kohe varsti vaatame siis, missuguseid asju me veel juurde toodame, aga praegu nii. Ma ei viitsi siit taimerit panna, see vahepeal jukerdab, ma panin siit, et peata lähtesta ja nüüd on meil, keegi võtab, järgmine kruus valmis, võtame teibid maha ja kontrollime, kas kvaliteet tuli nagu vaja. No, mis sa arvad? Tuli hästi välja. Jah, värvid on erksad, ilusad, kuskilt midagi valesti ei ole, väga hästi. Nii, ja siis teeme need kruusid ära, punased ja sinised on meil praegu toorikuid ja siis vaatame, mis me siis veel teeme siin täna selle masinaga. Ja järgmine asi, mis me siis teeme, on hakkame T-särke tegema ja need on valged, sellepärast et sellise sublimatsiooni meetodiga, nagu meie teeme, läheb see tint kanga sisse. Ja sinna ta jääbki. Ühesõnaga, ennem ei tohiks minna see pilt nagu koledaks, kui see on täiesti ära kulunud, see riie. Ja lasen välja uuesti logo, see peab olema peegelpildis, sellepärast, et esimene ma unustasin ära, et ei olnud peegelpildis, tuli niimoodi, muidu ta jääb peegelpildis särgi peale. Ja miks ainult valgele saab teha sellega? Sellepärast, et tal ei saa nagu valget värvi printida. Et me teeme sellisel meetodil, jah, saame teha ainult valgele särgile, aga kui me kasutame mingisugust teist meetodit, nagu näiteks Romeo seikleb, tegi meile ühe pusa, väga äge, siis teistmoodi saab teha ka, aga see jääb siis sükene lisakiht jääb siia peale nagu sükene, noh, ma ei oskagi öelda, sükene kilejas või sükene kiht jääb siia peale, et sellise meetodiga saab teha ka siis tumedamale kangale ja samasuguse pressiga saab pressida siis need peale. Aga praegu teeme esimese proovi siis ära ja laseme selle välja sublimatsioonipaberi siia, et ma usun, et miks peab olema alati tume särk, ei pea, võib vabalt ka valge olla. Ja teeme need särgid ja siis on plaanis ka nokamütse teha, et vaatame, teeme need testid ära. Nii, meil on nüüd see paber siin peal, sublimatsioonipaber, sai 5 sekundit korraks kuumutatud särki ka, et niiskus sisse ei jääks ja teine asi siis, et need värvid ei leki masina peale kuidagi moodi, siis käib selline teflon asi vahele. Siin kahe särgi selja ja esiosa vahel on ka see teflon nii-öelda siis noh, selline teflon, ma ei teagi, mis ta on siis, kangas või asi nagu. Nii. Ja paneme siis, kuumuse on masin saavutanud, paneme siis, vajutame peale, esimene katse, L suurus. Ootame, mis siit siis tuleb, minut aega peaks teda laskma hoida. Panen niimoodi selle taimeri, ma viitsi masina enda omaga jamada ja vajutame. Nii, vaatame siis, mis siit välja tuleb. Nii, minut on täis ja tõstame ülesse, keerame kõrvale ja see on nüüd kuum. Vaatame kohe, mis siit siis välja tuli. Vau, ja jäigi ilusti peale. No vot, tõmbame selga ja vaatame, kuidas seljas välja näeb. Noh, nii ja selline ta siis on. Et eks me hakkame teistsuguse disainiga ka tegema, aga me teeme mingi portsu ära lihtsalt
lihtsalt tavalisi selliseid, sellepärast et suvi on käes ja on vaja juba mingit fännisärki müüki lükata. Tegu on siis 100% polüester särgiga, hästi õhukene, kerge, tõenäoliselt siis kergesti kuivav ka, et palav ei hakka tõenäoliselt sellega, et vaat siis selline. Ja eks siis, mis meil on, meil tuleb ML, XL ja 2XL suurused praegu, eks me peame laste mõõtusi ka tellima, aga me mingi hetk lihtsalt tellisime need särgid nagu ütleme meeste mõõtu ära, see M läheb ka mõnele suuremale lapsele, et me peame lihtsalt neid väiksemaid mõõte ka juurde vaatama. Aga jah, selge. Nüüd kõrvetame neid hunniku valmis ja siis vaatame, mida me veel kõrvetame. Nii, järgmine päev käes, ei jõudnudki eile väga palju neid särke teha, et õppimise asi alles, et ja eile 18 särgist, mis me siis tegime, 4 läks praaki ka, ehk siis ongi õppimise asi, et sai tehtud seal paar viga, millega ei arvestanud, et meil natukene teistsugune teflon see materjal, natukene teistsugune sublimatsioonipaber, need on väga palju erinevaid neid kihtisid, mis sinna vahele panna ja saime lõpuks aru, miks need 4 tükki pekki läksid. Et jah, täna jätkame, sest täna on ka sükene tuuline ilm, veel küll ei saja, aga sükene vastik tuuline ilm, et õues ei toimeta, et teeme need särgid kõik valmis. Ja siis hakkame nokamütse tegema, aga kuna meil on pikka aega kaamera nüüd seal metsas olnud, rajakaamera pole näidanud vahepeal, et mis elukaid sinna jäänud on, siis ma arvan, et oleks võib-olla hea vaadata siia vahele ka elukaid, mis meil jälle kaamerasse jäänud on ja siis vaatame edasi, kuidas meil nende mütside ja asjadega läheb. Vot, ega midagi, vaatame elukaid. Nii, natuke siis sai näidatud loomi tuleb siia vahele veel klippe ja osadel klippidel võivad kuupäevad valed olla, ma mingi aeg vahetasin patareisi ka, ma enam ei mäleta täpselt millal ja kuidas ma panin õigeks selle kuupäevad ja kellaajad ja võivad ka vales järjekorras olla, et aga see pole oluline. Aga ma mõtlesin, ma ikkagist räägin sellest, et mis me siis tegime, et viltu ei tule enam särgi peale või ühesõnaga praaki ei tule, on see, et me teibime selle kuumakindla teibiga algul särgi külge kinni nüüd. Et probleem oli selles, et kui me selle pressiplaadi üles tõssime, siis vahepeal kleepus või jäi nagu õrnalt kinni see teflon asi selle pressi külge ja tõmbas kaasa ja liigutas ka seda paberit, aga see hetk, kuni ta on veel kuum, ta jätab jälje. Ehk siis ma näitan, mükene nagu jäi särk, kui see paber liikus vahepeal paigast ära. Ma loodan nüüd, et ühtegi me siin kontrollime üle, ei lähe mingisugust praaki kuskile müüki kellelegi, aga kui läheb, kogemata leiate, et on mingisugune vigane toode, siis julgelt võtke ühendus, saadame teile kohe uue, aga vaatame nüüd mükese siis nässu läinud särk välja näeb. Et vot siin on näha, ma arvan, kuidas on nagu nihkunud, et siin on nagu toped, nagu vari on taga sellel ja sellel kirjal siin sentimeeter eemal, et on nihkunud see paber ära
ja siis on jätnud ka siia jälje, et nüüd selle uue meetodiga, kui me kleebime nad kinni, ei tohiks sellist asja juhtuda. Et nii palju kui YouTube'ist vaatasime, siis paljud tegid ka ilma selle kleepimata, aga neil ei kleepunud kuidagi see asi sinna külge kinni, ehk siis paber ei nihkunud seda pressi üles tõstes, aga noh, on nagu on, nüüd jätkame. Meil siin viimased 2 praegu teha ja siis vaatame edasi, mis me veel teeme ja vahepeale näitame veel neid loomaklippe, neid on nüüd kogunenud päris palju. Vot. I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Nii, ja nüüd sai siis paika pandud mütsi see jubin, siia teipisin selle ka kinni logo ja panen paberi, mitte seda teflonit ei pane vahele, panen paberi, ma võin ühe tefloni tüki lõigata mulle väiksemaks ka, mulle väiksemat ka, aga ma vaatasin, et saab ka paberiga, tavalise printeri paberiga, eks ma teen mingi tefloni tüki mulle parajaks. Ja nüüd siis 40 sekundit katsume saada, ta on natukene noh, siuke kohmakam teha kui särki, et ma üritan saada ta õige koha peale ja siis paneme aja kohe käima. Nii, alustame ja see on siis 40 sekundit. Vaatame, mis sest välja tuleb. Nii, ja 40 sekki on täis. Üritame ta siit pealt ära saada ja nagu ikka hästi kiiresti tõmbame ta siis ära ja minu arust jäi. Võib-olla natuke ele, peaks vist natukene pikemat laskma, on ju? Siukene, ma paneks ka pikemalt, ma ei tea, miks 40 minti öeldi, aga mina laseks mingi sekundit, mitte minutit. Ja, sekundit, 40 sekundit. Eelmine kord mingi video tegin, siis mul läks ikka sassi need ja siit tagant on reguleeritav see müts. Ja mina mitte eriti suur pea. Noh, on küll, on ju. Lihtsalt jah, laseme järgmisel natuke kauem, aga see esimene jääbki niikuinii enda kasutada. Mina paneks ka minut, on ju. Võt, sellised siis ka tulevad. Nii, ja järgmine asi siis. Mystery boxid ootavad siin valmis, et logot peale kõrvetada. Sellised puust karbikesed jäävad siis ilusad siuksed metallist nende haakidega ja tulevad siia sisse siis miskisugused landid. Vot. Milliseid ma olen juba testinud ka, et ma täitsa suvakaid siia ei topi, et ikka sellised, mis toimivad ja nii-öelda ujuvad ilusti. Vot, aga vaatame, milline siis logo välja tuleb karbi peale. Vot, meil on siin tööline väsinud, aga põhimõtteliselt jah, siis saime võimsuse paika. Tulevad sellised karbikesed, ilusti käivad siit lahti, sisse lähevad erinevad landikesed. Mõni lant võib-olla kordub, aga täpselt 2 ühtesugust karpi ei tule, kus oleks ühte värvi landid. Ühesuguste värvidega ja ühesugused, et nagu jah. Ja sellised siis tulevad, hindame veel ei tea, peab arvestama kokku, mis need landid maksma läksid ja asjad ja millised landid siia sisse ja kui palju neid mahub täpselt, aga põhimõtteliselt jah, sellised värgid tulevad siis. Et minge siis meie e-poodi vaatama, pood.peregalooduses.ee ja vaadake omale sealt midagi või kingituseks kellegile midagi, et selleks hetkeks, kui nüüd video avalik on, peaks olema need tooted seal ka kõik saadavad, mis me siin praeguses videos näitasime. Vot. Noh nii, laser töötab, aga uusi karpe ja vaikselt komplekteerib kiiresti siit üle siis karpidesse juba lante, et tuleb umbes täpselt samas väärtuses
lante igasse karpi ja noh, hinda veel ei tea, aga eks siis kui e-poodi tuleb, siis näete, et on sellised landid, mis siis noh, nagu reaalselt töötavad ka, et ei ole suvalised hiinakad. Et need on järgi proovitud asjad, vot. Aga noh, kõrvetame, vaatame ja jah. Aga oli seekord nii, kerige magama ära, kratid. Näeme järgmises ja siia lõppu siis veel paneme natukene mõned loomaklipid. Vot.